Hea laps tutvu mustkunstnikuga. Mustkunstnik õpetab trikki. Ande, ma annaks sulle ühe väikse ülesande. Nii. Nimelt siis ma õpetan sulle natukene, kuidas mustkunstnikud trikke välja mõtlevad ja mis see sisu on. Nimelt siis pane oma käsi, vahet ei ole, kas siis parem või vasak käsi, pane niimoodi, et peopesa vaataks taeva poole. Nüüd sinu ülesanne on pöörata peopesa maa poole. Kus sa teed seda? Siin on mingi trikk või? Nii, väga lihtne on ju. Nii, pööra tagasi. Nüüd mustkunstnikud leiavadki selliseid huvitavaid pärleid igapäevast. Nad võtavad midagi, mida inimesed oskavad teha, mis on neile omane, ja nad esitavad endale mingisuguse ülesande. Teeme täpselt samat asja, sa pead pöörama oma peopesa taeva poolt maa poole, aga sa ei tohi pöörata oma rannet, ehk siis teha seda liigutust. Kus sa teed seda? Rannet ei tohi pöörata? Jah. Kui ma viin käe niimoodi. Ei, sa ikka pöörad oma rannet. Siis... Kõrvale läheb ka. Mul kusjuures paar aastat tagasi tuli üks poiss, minu meelest oli 16-aastane poiss, tuli sõnagi ütlemata lava poole, astus astmete peale ja tegi tagurpidi salto. Vaatas mulle otsa ja ütles, et tehtud. Kas siis ma peangi nüüd salto tegema? Ei, tegelikult on vastus oluliselt lihtsam ja saltosi tegema ei pea. Okay. Nimelt, pane oma käsi uuesti niimoodi ja jäta meelde 90 kraadi. Üles, üle südame ja ette, üles, üle südame ja ette. Ja sa saavutad täpselt selle sama asja, aga 10 korda keerulisemalt. Ja niimoodi mustkunst töötabki, see on tegelikult kõik igapäevased toimingud, mida me teeme, aga ütleme nii, et kastetud natuke teravamasse kastesse. Ühesõnaga, mustkunst on hästi lihtne lihtsalt. Mustkunstnikud on mulje, et see on raske. Täpselt. Ja kui me siit lähme edasi, pane näiteks oma mõlemad käed niimoodi, et peopesad vaatavad üksteise poole. Nüüd pööra peopesad väljapoole. Vasak käsi risti üle parema käe ja näpud nii tugevalt kokku, kui sa saad. Nii tugevalt kokku. Ja, väga hea. Natukene sirgemaks. Natukene, ja, väga hea. Nii. Ja nüüd järgmine ülesanne on veel lihtsam. Nimelt, kui ma loen 3-ni, siis me pöörame oma pöidlad taeva poole. 1, 2, 3. Mis asja? Võin niimoodi teha. See on üks lahendus kusjuures, aga mitte kõige parem. Ühesõnaga, väikene kodutöö teile. Kuidas siis see trikk käib? Seda, kuidas see trikk käib, seda võib lugeda juba juunikuu ajakirjast Hea laps. Kohtumisel. Kohtume ajakirjas.